tere! Täna hakkame tegema ise heade soovide advendikalendrit. Sa nägid juba eestpool ära asjad, mida meil vaja läheb, aga ma natuke tutvustan sulle. Et kõige esimeseks asjaks oleks sul vaja sellist paksu pappi, mis võib olla ise gouache-värvidega ära värvitud, nagu minul, või siis see võib-olla ongi juba mingi paksem värviline papp või sobib sulle ka pruun papp. Et mina kasutasin sellist, näete, see on joonistusblokkide taga on tavaliselt siuke kõvem papp. Et seda kasutasin mina, värvisin gouache-värvidega roheliseks, lasin ära kuivada ja selle peale tuleb siis sinu kalender. Et sina võiks ikka esimese asjana, kui sa tahad seda värvidega värvida, selle ära värvida, siis saab kuivama jääda ja siis pärast saad seda kasutada. Nii, aga selle paneme praegu kõrvale. Aga mis on siis heade soovide advendikalendri idee, on see, et sa saad selle kalendri teha oma õele või vennale või emale või isale, kellega sa tahaksid terve selle jõuluootuse aja koos mingeid toredaid asju teha. Ehk siis nende akende taga ei ole mitte mingid maiustused või kingitused, vaid kirjas sellised tegevused, mida sa tahaksid kellegagi koos teha. Näiteks kui sa teed selle kalendri oma isale, siis sa saad kirjutada iga päeva taha, et mida sa oma isaga koos teha tahaksid. Mina näiteks panin kirja mõnele kuupäevale, et teeme koos piparkooke või lähme koos õue, kuulame koos jõulumuusikat, õpime jõululuuletusi, vaatame multifilme ja sa võid just mõelda, mis need sinu 24 soovi ja tegevust on, mida sa oma mõne pereliikmega tahaksid koos teha. Sa võid kinkida selle kalendrit tervele perele ja võid panna mingid sellised pere ühistegevused sinna kirja. Aga kuidas neid aknakesi siis teha? Mina olen juba tegelikult teinud siin ühe portsu neid akneid valmis. Ja minul on nad sellised nagu ringikujulised. Siin on numbrid peal. Ja nad käivad lahti, nagu selline kaardike. Siin ei ole veel midagi kirjas. Siia võib sisse kirjutada näiteks kallistame. Nii. Siis mul on selline number 3 all. Kallistame. Siuke aknake. Et kui 3. detsembril sinu pereliiga avab selle aknakese, saab ta teada, et nüüd võiks teha suure ja mõnusa kallistuse. Kokku on sul neid aknakesi vaja 24 tükki. Ja selleks, et neid teha, on mitu võimalust. Mina tegin nad sellised nagu kuulikujulised. Ja, ma ei tea, kui hästi on näha. Aga need võivad olla ka teistsugused. Põhimõtteliselt on sul vaja võtta selline paber. Hea oleks, kui see on paksem paber, siis ta hoiab paremini vormi. Ja sellest paksemast paberist saad sa voltida nad nii nagu voldiks kaarti. Sellise kitsa riba. Kitsale riba, selle võib lõigata siis välja. Minul on juba lõigatud, siis ma näete, lõikasin neid kuulikesi ka välja. Kuulikesi ma lõikasin välja nii, et kuulikeste näete ülemine äär ja selle voltimiskoha peale. Siis sul jääbki selline kaardike. Ja osad kuulikesed tegin ma nii, et mul on sellist paberijääki, ma kleepisin selle siia peale ja lõikasin siis need kuulikesed välja. Et ei pea tagumisele küljele ei pea kleepima, piisab esimesest küljest. Ma võin näidata ka liimime selle siia külge. See on siia külge liimitud.
Ja nüüd võibki sellest paberist lõigata välja neid erineva kujuga aknaid. Kõige lihtsam on lõigata selline kandiline. Jah, näete, ma lõikan nii. Nagu olekski siuke kandiline postkaart, mille saab lahti võttida. Et see on kõige lihtsam kujund ja sellega saab kindlasti igaüks väga hästi hakkama. Aga kui seda tahaks teha näiteks kolmnurkseks, siis on ka väga lihtne. Vaatame, et see ülemine äär jääks kokku. Aga saab lõigata, näed. Sellega kolmnurkseks. Jah. Siis jääb ka selline kaardike, kuhu saab sisse kirjutada ja siia peale saab kirjutada numbri. Aga sul oleks vaja neid teha 24 tükki. Need ei pea kõik olema ühe kujuga. Et osad võivad näiteks olla kandilised, kolmnurgakujulised või võib-olla suudad ise mingi põneva kujundi välja mõelda. Aga oluline on, et see oleks selline kaart, mille saab lahti voltida. Nüüd kirjutad sa, kui sul on neid 24 tükki valmis, kirjutad sa järjest nendele peale numbrid. Ja neid oleks siis vaja 1-24. Ma vaatan, et minul tegelikult võiksid need numbrid võib-olla olla natukene tumedamad, et neid oleks paremini näha. Tegin natuke paksemaks 3, võib-olla peaks veel tegema. Nii, nüüd on 3 vist paremini näha. Ma teen pärast kõik numbrid vist natukene paksemaks. Ja siis vaata, et kõigis nendes oleks sees ka mõni hea soov. Sa võid kirjutada kõike, mis sa tahad perega teha. Sa võid kirjutada, et küpsetame koos pannkooke. Kui lumi on maas, oleks ju tore minna koos tegema lumesõda või lähme metsa jalutama. Ja siis on need sellised tegevused, mida te saategi terve selle kuu jooksul koos teha. Nüüd, kui sul on need ringikesed või kolmnurgad või hoopis mingi muu kujund välja lõigatud ja sul on valmis neid 24 tükki, siis saab nendest kokku teha advendikalendri. Ja seda saab teha nii, et seesama roheline või ükskõik mis värvi sul on, alus, selle peale kleebime need numbrikesed. Ja. Aga ennem oleks oluline, enne kui sa neid kleepima hakkad teha, siis ühele küljele ka augud, kus sa saab panna läbi nööri, et sa saaksid pärast seda kalendrit kuhugile riputada. Mina tegin siia üles augud, panen siit kohe paelaga läbi. Augu tegemisel, kui see on paks papp, siis võiksid võib-olla ema või isa abi küsida. Hea on seda teha kas naaskli või kääridega või auguraud võib-olla läheb ka paksemast papist läbi. Ja siis panen need siia selle paela. Pael võib olla mingi vana pakkepael või vana tossupael, ükskõik missugune pael. Nii. Nii, ma panen selle paela ära ja siis sätin oma numbrid selle aluse peale. Hea oleks mitte neid kohe liimima hakata või algul panna paigutus paika, et sa kõik need ikkagi ära mahutaksid, et ei jääks ruumi puudu. Ja sa võid mul numbrid järjest
sa võid panna need segamini, see on sinu otsustada. Aga ma paigutan enda numbrid ära ja siis ma näitan sulle ka enne, kui ma liimima hakkan. Teeme nii. Nii, ma paigutasin nüüd need ringikesed siia kalendri peale ära. Enne ma unustasin öelda, et te ei pea kleepima valgele paberile seda mingisugust mustriga või värvilist paberit, et kui teil on juba mõni paksem värviline paber, siis te võite kasutada seda, mis teil olemas on, paksamat juba, aga kleepida on vaja siis, kui see mustriline värviline paber on õhem. Ja teil võivad olla kõik need mummud või ruudud ühevärvilised või erinevad. Mina tegin nii, et mul on osad siis mummulised ja osad valged. Ja nüüd, kui need on paigas ja ma näen, et mahuvad siia kõik ära, hakkan siit sodinema, siis saabki need siia külge liimida. Paned tagumisele küljele siia liimi ja kleebid selle koha peale. Nagu näha on, siis mina kleepisin osad need aknakesed sellest alumise paberise ruudu äärest nagu välja, aga kui sina tahad, sa võid need kleepida kõik selle paberi sisse ka. Ja ma kleebin nad siis nüüd ära ja näitan teile, kui mu kalender täitsa valmis on. Nii, minu kalender on nüüd valmis. Nii. Nagu näete, siis ma natuke täiustasin markerjoonistusega ka oma kalendrit. Ma joonistasin siia natuke kuuseoksakesi ja tegin oma kalendri numbripallidest sellised jõulukuulikesed. Ja nüüd ma proovin leida endale kodus sihukese koha, kus see rippuda võiks ja saamegi hakata jõule ootama. Ja kui te olete enda kalendriga valmis saanud, siis võite mulle pilti teha ja saate jagada oma häid mõtteid. Soovin teile mõnusat jõulude ootamist ja kui hästi läheb, siis näeme äkki juba varsti kunstikoolis. Tšau!